Tänases saates on mees, kes on abiellunud sama naisega 2 korda. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja mul on hea meel tervitada täna stuudios peaaegu oma nimekaimu Valdot. Tere tulemast. Tere, Vaido. Ole hea, võta istet ja täna ma näen enda ees sellise selge silmavaatega sihukest konkreetset härrasmeest. Aga ma saan aru, et sinu elus ei ole see kogu aeg olnud nii. Ei, kindlasti mitte, jah. Et varasemalt nägin ma välja selline. Sellisena mina kogudusse tulin 6,5 aastat tagasi. Ja noh, tema oli valts, ta ei sallinud oma nime, õiget nime ehk Valdot on ju. Ja ta nägigi sihuke välja, mässaja. Noh, mässa igas mõttes, et ta mässas kõigi vastu ja ta mässas ka nende vastu, kes millegi vastu mässasid. Noh, et ta oli nagu üksik hunt ja niuke, tal ei olnud kõik korras ka muidugi, jah. See on otses mõttes, jah. Aga mis sind pani niimoodi mässama? Kuidas sa jõudsid selleni? Kuidas ma jõudsin selleni? Ma arvan, et lapsepõlv. Ma alustan lapsepõlvest. Mu isa oli, ütleme, isa oli karm. Isa oli sõltlane kuidas ma seda ütlen? Mu isa oli sõltlane. Alkohoolik, mängur, sadismile kalduv, valetaja, kõik sellised asjad, mis mind mõjutasid. Ta õpetas mulle ühte, ise tegi teistpidi, on ju, manipuleeris. Ja ma hakkasin kaela kandma, hakkasin asjadest, maailma asjadest aru saama ja minu sisse tekkis trots. Ja. Tekkis metsik trots, usaldamatus kõigi ümbritseva suhtes, selline mässa ja ma ei olnud pätt. Mul olid küll, elasime Lasnamäel, mul olid küll sõbrad seal, kes tegid pättusi ja me ise ka tegime pättusi, aga ma ei olnud oma loomust ja südame poolest pätt. Aga mulle meeldis ringi jõlkuda ja teha neid asju. Ja kui tuli alkohol, tulid narkootikumid, no siis kuidas ma ütlen, selleks hetkeks ma olin juba katki. Sellest vägivallast ja kõigest sellest ma olin juba katki. Ja see pani lõpliku punkti sellele, et ma enam ei saanud lõpetada ühtpidi ja teistpidi. Et lõpuks oligi narkootikumidest, see ei kestnud küll kaua. Aga ma sain niisuguse kahjustus niimoodi, et ma ei saanudki enam olla ilma joomata. Noh, või alkoholi tarbimata. Mul oli väga raske kaine olla. Kainena, ütleme siis, elada, vastu võtta seda, mis sul on igapäevased inimesed normaalselt teevad, siis minul see oli võimatu. Ikka ja jälle nende keeruliste lugude puhul me jõuame lapsepõlve ja jõuame väga keerulistesse lapsepõlve suhetesse. Ja sa oled järjekordne lugu sellest. Et kui oluline on tegelikult üks armastav pere, üks armastav keskkond lapse jaoks. Ja. Sa oled öelnud, et sa vihkasid kõiki 8 miljardit inimest maailmas. Ja. Kuidas see võimalik? No see on võimalik, jah. Selles mõttes, et ma vihkasin nii palju, ma ei saanud magadagi. Et ma ei saanud magadagi. See viha tuli sellest, et mul oli ka kunagi tehtud lapsepõlves piibliga liiga või Jumala sõna läbi selles mõttes. Ja jälle see sama inimese poolt on ju. Ja minu mõttevis oli, et kui Jumal on olemas, siis miks ta mind ei aita? Miks ta ei aita mind? Ta näeb kõik, mis muga toimub, mis õdedega, mul 2 nooremat õde, ema, kõik kannatasime on ju ja miks ta ei sekku või ei aita on ju selles mõttes. Ja samamoodi ka ümbritseva suhtes, et inimesed ju pidid teadma, aga keegi ei võtnud midagi ette, eks. Ja selline sisemine tühjus, kui seal armastust ei ole, sulle räägid, et sinust hoolitakse, sa oled kallis, oluline, sulle räägitakse kõike vastupidi, on ju. Siis tekibki trotsi, jah. Kuidas on võimalik lapsele piibliga liiga teha? Kirjelda seda palun natuke. Sa võtad piiblist mingisugused kirjakohad ja teed sellest mingi omasuguse õpetuse. Selles mõttes. Ja tegelikult see on kuritegelik hingevanlase plaan. Et kohe algus lõhkud ära see tee, mis tegelikult toob sind tõe juurde, mis tegelikult annab abi ja aitab ja vabastab sind. Noh, see nulliti kohe alguses ära, et Jeesust ei ole vaja, Jeesus ei aita, on ju, piibel on, kui sellega tehakse liiga, siis sa lükkad selle kohe kõrvale ja sa tahad sellest rohkem mitte midagi kuulda. Ainuke asi, mis tegelikult aitab, võetakse sul kohe alguses ära, on ju.
võiks aidata selles mõttes. Võetakse Jumala armastus Jeesuse kaudu sealt üldse välja. Jah, see on laualt maas. Teavad ainult mingid käsud ja keelud. Jah. Ja see purustas sinu lapse hinge. Ma arvan küll, ta tegi mind katki ja ma olingi väga katki selles mõttes, et kuidas ma ütlen, mässa ja kui selline trotsi täis, ma tean ju 12. elus saadik, et ma ei ela vanaks. Ma imestasin, ma elasin 16, et ma saan 16, 18, 21 ja 21 sain, siis oli iga järgnev sünnipäev oli rekord. Ma pidasingi rekordeid. Ma ütlesin, nüüd ma tean, et minu aual kirjutatakse, et sa elasid 23, 24, 25, 27, 30 on ju. Ja ma olin rõõmus selle üle. Sa olid kindel, et sa ja, ma olin täis noorena? Ja, ma teadsin 20-aastaselt, et mul ei saa olema kunagi peret. Ma ei teinud isegi autojuhi lube, milleks. Ma olin kogu aeg täis, on ju. 20-aastaselt. Ja ma ei teinud isegi lube, siis ma ei näinud mõtet raha raisata millegi peale, mille ma nagu nii, kui ma käin ei ole, mis ma teen selle autoga või lubadega. See on nagu mõtet raha raiskamine. Selles mõttes. No võib-olla oled säästnud mõne inimelu ka, ega see oli purjus peaga väga mõistlik olla ei ole. Jah, ega mulle eks ta nii on jah, aga ma nagu ei näinud millegi mõtet. Mul oli kõigest ükskõik. Suures plaanis mul oli kõigest ükskõik, et kui ma nüüd olen paar päeva ennem seda mõelnud oma elu peale, enne seda saadet, milline ma olin vanasti, siis see tekitab õõva ja mulle endale ka. Et see inimene ennem, kes tegi neid asju, et see on mulle vastuvõetamatudena. Et need kaks meest on täiesti erinevad. Ma saan aru, et kui sa kirjeldad isa selliste sõnadega, nagu sa kirjeldasid, kas see tekitab sinus isa vastu viha? Ei, absoluutselt mitte. Täna ei tekita mingit viha enam. Aga kunagi tekitas? Jaa, niimoodi ma ei saa magada, jah. Sa ei saanud magada selle pärast, et sa vihkasid isa? Jaa, sest et oli minu ära rikkunud sellisel kujul, et minu elupäevad on niivõrd palju lühemaks jäänud ja ma ei saagi elada kunagi vanaks. Mul ei saa olema kunagi lapsi, mul ei saa mitte midagi olema, sellepärast, et see, mis ta on mulle nagu teinud või korraldanud või kuidas ta mind kasvatanud. Eks kõikide nende asjadega, mis on nagu olnud. Aga isa on täna mul surnud. Ja kui minust sai usklik, siis ma palusin Jumalalt andestust nagu. Tähendab, Jumal ütles mulle, et tema ei ole sinu nendes asjades süüdi. Ta näitas mulle ühte pilti ja ütles, et sinu isa ei ole nendes asjades süüdi. Ja sel hetkel ma andsin isale kõik andeks. Ja mul ei ole isa vastu mitte nagu, kui ma täna sulle räägin, siis ainult sellepärast ma seda avaldan, et sellepärast, et kui keegi on veel nendes raskustes, et on keegi, kelle poole pöörda, see nimi on Jeesus Kristus, kes võib su vabastada kõigest koormast. Eks? Et see ongi kogu põhjus, miks ma sellest täna üldse räägin. Et minu isaga korras. Ja minu abikaasa nii-öelda siis kuuldes, et ma ei vihka enam oma isa, see oli tema jaoks nagu see, et minu meelest ta küsis mitu aega seda minu käest. Kas sa tõesti ei vihka oma isa? Ma ütlesin, ei, mul isa kõik korras, mul ei rohkem midagi rääkida. Sest vanasti see vestlus võis venida tundide pikkuseks, sest mul tuli asju meelde, ma jälle rääkisin üle, kui valus mul ja haige on. Täna ei ole midagi, täna on kõik on korras. Sa oled mees, kes on abiellunud sama naisega 2 korda. Jaa. Kas esimene abielu oli siis, kui sa veel vihkasid isa? Jaa. Ja 8 miljardit inimest? Ja kõik, jah. Et me abiellusime, jah. See on mu abikaasa, nüüd me oleme siin teist korda abielus, jah. See on juba teine abielu. See on teine abielu, kus me oleme mõlemad kristlased, jah. Teil on üks pilt ka, kus teil on esimese abielu pilt. See on esimese abielu pilt, jah. Ja te abiellusite, sa vihkasid isa, sa vihkasid 8 miljardit inimest. Mul oli peas asjad kõik katki. Minu suhtumine oli katki, minu eneseväljendus oli puudulik, kõik oli valesti, mis olla sai. Aga ometi me Mariniga armastasime teineteist ja me abiellusime, jah. Ja meil sündis poeg Johannes. Ja nii ta läks, jah. Aega läks, Marin küll lootis, et minu asjad saavad kord. Aga asjad ei läinud üldse kuidagi paremaks, mitte ei läinud hullemaks, aga ei läinud paremaks ka kuidagi. Kuidas Marin sind välja kannatas? Ütle nüüd ausalt. Kui sa vihkad kõiki ja kõikjale, siis... Mina ei tea. Aga sellel naisel on ikka iseloomu, jah. Et ta on kangelanna selles mõttes, et ta minu kõrval nii kaua vastu pidas. Kuigi ta lõpupoole ütles küll, et ma enam lihtsalt ei jaksa. Et sa viid mind ka sellesse auku, kus sa ise oled. Ja ma ei saa enam sealt välja. Et see oligi üks lahutuse põhjus ka. Ja meil juba suhted ka nii halvad, et sellel ei olnud enam mõtet jätkata selles mõttes seda abielu, jah. Kui me juba ütlesime seda, et sa oled sama naisega abiellunud 2 korda, siis peab sul olema mingi põhjus, miks ta on nõus sinuga uuesti abielluma. See ei tule ju ometi niisama, et hakkab siin lihtsalt jälle niisama usaldama. Mis suga juhtus? Juhtus nii, natuke lähen tagasi, et enne kui me lahutsime,
mulle määrati 100% töövõimetuspensionit ja ma olin selleks hetkeks 10 aastat kaine olnud ja ma tahtsin, mulle soovitati, et mine võtta see ja ma mõtlesin, ma saan 30-40% võib-olla heal juhul. Ja mulle määrati 100% töövõimetust, eks ju, ja ma ikkagi nutsin, olin üksi kodus, kui ma selle ümbriku lahti tegin, et ma olen 10 aastat olnud kõik võimalik aste läbi käinud. Mu, nagu abikaasa on öelnud, et ta on söönud endale terve Mendelejevi tabeli rohtsid sisse, mitte miski ei aidanud, on ju. Ja ma teadsin, mind saab aidata ainult Jumal. Muidugi läks natuke aega veel mööda ja ma lahutasime ära oma abielu. Minu suitsiidsus ka ei kadunud kuskile, ma elasin terve elu suitsiidsena. Ma kogu aeg tapsin ennast ära, selles mõttes enda peas. Autoga sõites ma hiljem muidugi tegin load, on ju, kui me ära lahutasime, pidin oma load tegema. Pere pold, last pold, minu laps oligi põhjus, miks me ennast endaga lõpu ei teinud, sest et ma ei pidanud, kuidas ma ütlen, mul ei mahtunud pähe pilt, et mu laps viskab 3 peotäit mulda, sellepärast et papsid on vastu. Ma tahtsin pidada vastu, ma tahtsin teda näha kasvamas, ma tahtsin olla hea isa, mu poeg Johannes ja abikaasa Marin. Et ma tahtsin näha väga palju, aga kuidagi kõik libises käest ära kuni selle hetkini, kuni ma teadsingi 2018 suvel, et on aeg ära hakata minema. Kell hakkab, näpp juba stopperi peal. Ja 2018 ja ma olin oma suvilas. Ma sain omale ühel õhtul endale ühe olulise telefonikõne ja ma hakkasin Jeesust tänama. Ma ei tea, miks, kuigi ma ei sallinud kristlasi ka. No kus sa teadsid Jeesusest üldse? Kuskil pidi sa teada? Jaa, ma lugesin läbi raamatu Jeesus elas Indias ja selle raamatu põhjal mul oli selge, et kui see avalikuks saab, siis Kristus kokku, on ju. Ma olin ka kodus ja naine tuli ükskord koju ja ütles, miks sa nii õnnelik oled. Ma ütlesin, et Jeesus elas Indias, kas sa ei tea seda? Naine mõtles, et miks ta peaks Indias elama, kui ta on nagu mingi müütiline tegelane, eks ju. Et nagu Miki Iir ja Herakles, eks ju. Ja et sina räägid, et elas Indias, et jälle uus hoog, on ju. Mehel jälle uus hoog, et 100% uus hoog, on ju. Aga ma olin nii palju kuulnud, jah, Jeesusest, aga ega ma rohkem midagi. Ja sel hetkel mulle ilmuski oma suvilas, ilmus mulle hingevaenlane või keegi tema käsilastest. Mu ilus suvila. Kõik, mis siin näha on naise põllud ja minu ehitatud majad ja kõik, mis siin on meie 2 peal tehtud. Aga selle maja teisel korrusel, jah. Ma kohtusin hingevaenlasega ja ma mäletan, mulle tuldi järgi, jah. Ma teadsin, et mulle tuldi järgi ja ma olen elus kartnud küll, mind on nugade ja kirvestega taga, et kõik võimalik õõb on tekkinud, aga vaat sellist hirmu on veel elust tundnud, kui see tead, nüüd ongi minek. Ja see, kes ma teadsin, et kurjus on olemas, et aeg-ajalt võtab mind üle. Ma ei saa kõike kurjuse kaela ajada, enda iseloomu vead ka ja kõik selline, aga ma teadsin, et kurjus eksisteerib. Ja nüüd on ta minu toas ja ütleb, nüüd on minek. Et kui ma olen elus kartnud, siis see hirm oli kõige suurem hirm ja ma mäletan, et ma palusin appi ja ma palusin andestust kõikide nende mõtete üle, mida ma olen mõelnud kõik need aastad. Kõik need enesetapu plaanid, värgid, kõik millega ma olen naljatanud, ma palusin kõike andeks nii palju, kui andeks saab paluda. Ma arvan, kui naabrinaine oleks õues olnud, oleks kuulnud seda appikarjat seal teisel korruselt. Ja lõpuks mulle ilmus Jeesus. See on pikem lugu, me räägime lühidalt, kuna aega ei ole, aeg on kallis meil. Siis ilmus mulle Jeesus, ütles mulle midagi väga isiklikku, mida ma siin saates korrata ei saa. Aga sel hetkel ma teadsin, et see on veel rohkem päris kui see, mis ma just nägin. Sest sellega kaasnes selline rahu, et mul ei olnud mitte mingit hirmu rohkem. Ja ma teadsin, et Jeesus elab ja ta lõi selle kolli välja. Ja see oli oktoobrikuus 2018, paar päeva enne või natuke aega enne minu sünnipäeva. Ma pärast seda ostsin omale piibli. Ma hakkasin piiblit lugema, hakkasin koguduses käima. Ja siis ma sattusin Andrei Matetski teenistusele. Üks sõber ütles, üks elumees on Valguse tee koguduses, lähme kuulame teda. Ja ma ei ole kunagi koguduses käinud. Nii, Valguse tees selles mõttes. Ja oli väga hea oli. Evi metal mees tegi all suitsu ukse all ja sõber küsis ka, et kas seda peab siin tegema praegu. Ma ütlesin, mul on täitsa kama, mina teen asju siis, kui mina tahan ja kus mina tahan. Mässe on ju, see nagu ei ole väga ebaterve mõtlemine, ütleme nii. Ja see sama mees, kes altari kutse oli, Andrei kutsus inimesed ette, mina läksin ka. Ja kui ma nutsin seal, ma olen palju elus nutnud, aga seekord ma nutsin teistmoodi. Ja kui ma ümber pöörasin, nägin, et kaamera filmis mind kõik see aeg ja ma mõtlesin, et nüüd mu heavy metal sõbrad näevad seda kõike, eks? Ja mida ma nagu, kuidas ma neile otsa vaatan, on ju. Et nagu käisid kristlikus koguduses ja siis altari ees veel seal nutmas ka, on ju. Ja siis ma pärast siin aru, et aga millal sina viimati mingit teenistust vaatasid oma heavy metal karjääri jooksul, no selles mõttes Evikana on ju, et ei vaadanud,
aga see oli siis 17. detsember 2018. Ja kui ma see õhtu juhtunudki midagi. Ja kui ma järgmine hommik üles ärkasin, oli minu elu muutnud, jah. Ma istusin köögis, vaatasin paremale, ma sain aru, et midagi on köögis valesti. Täiesti valesti on köögis asjad. See on nüüd see, kui ma peale juuksurit, jah. Kui ma juuksed maha, siis mulle jumal ütles ka, et juuksed lähevad maha. Ma ütlesin, ma olen kõigega nõus. Aga see juhtus hiljem. Aga ühesõnaga ma sain aru, et minuga midagi juhtunud. Ja ma pöörasin oma pilgu vasakule, nägin mingid kaadrid oma elust, mida Jumal oli minu ellu pannud. Et ma valiksin elu, jälle valiksin elu. Ja ütles mulle, ja tuli sisemise kõlariga selline kõnetus, et see on lõpetatud ja nüüd sa elad vanaks. Ja ma teadsin, see on absoluutne tõde. Ja ma nutsin oma köögi suuri pisaraid, tänupisaraid. Ja ma teadsin, see on absoluutne tõde ja ma tean, kes seda mulle ütles. Ja sealt peale sai alguse minu, ütleme, kristlase teekond, jah. Ja esimene, kelle eest ma palvetama hakkasin, et ta võiks saada selle sama, mis mul on, oli minu abigaasa Marin, jah. Ilma, et ma oleks tahtnud temaga kuidagi uuesti hakata kooselu, kodu mängima siis nii-öelda, et see peatükk oli nagu meie jaoks lõpetatud, eks ju. Aga ma hakkasin täiesti paluma, jah, et ta võiks ka saada selle, jah. Sa ennem mainisid, et sa võtsid bioteerohtusid. Sa olid töövõimetu. Mis selle poolega sai? Töövõimetus pensioni ma andsin ära 2 nädalat hiljem. Rohud jäid ära ka 2 nädalat hiljem umbes täpselt. Nädal aega hiljem jäid rohud ära, 2 nädalat hiljem jäid ära, andsin ära töövõimetus pensioni. Ma ütlesin oma tööandjale, mul on kõik korras, et ma teeme asjad klaariks ja ongi kõik, eks. Ja selle pensioni ma andsin ära ja ma kirjutasin neile, mul ei ole rohkem seda vaja, ärge raha saatke mulle. Ja minuga oligi korras, et need asjad said lõpetatud selles mõttes. Ja siis me hakkasime koos Marini koguduses käima, võtsin oma kogudusse kaasa. Ja muidugi ma südames küsisin, aga Jumal, aga mul on üksi on igav. Kuski, ongi üksi igav. Mõni inimene saab võib-olla üksi hakkama, mina mõtlesin, et 2 oleks lõbusam. Ja küsisin, et Jumal, et kus on mõni naisterahvas ka mulle siin. Ja huvitaval kombel oli see, et ma hakkasin kohe Jumala käest mitte nõudma või küsima, ma hakkasin nagu arutlema temaga mingeid asju. Sest ta hakkas minuga rääkima ja ma hakkasin nagu vastu küsima, et Jumal ütles mulle, et hoia oma silma Marini peal. Ja tuli prohvet 1 ja pani käed peale, rääkis mingist naisterahvast, kellel on 2 poega ja Marin 1 poeg veel enne meid, aga ja ma saan aru, et kõik räägivad ühest samast naisest ja selleks on Marin. Ma ütlesin, et Jumal ei ole vaja. See ju nägid, me proovisime, eks. 9 aastat oli kakelungi ja ei olnud kõige meeldivam koos, et kui me saaks hästi läbi, oleks ka väga hästi. Ja Jumal vaikis ja Marinil ei olnud ka sellist plaani, et me uuesti hakkaksime koos abielluma või kodu mängima, aga Jumal tõi meid üksteisele lähemale, meil oli koos tore hea olla, olime poisiga koos, oligi väga hea. Läkski aasta mööda ja siis me otsustasime, et me abiellume uuesti. Ja seekord tegi mina abielu ettepaneku selles mõttes. Lugesin piiblit ja tegin abielu ettepaneku, jah. Ja nüüd meil selleks tänaseks päevaks meil on 5 aastat abielus olnud jälle. Sa oled sama naisega abiellunud 2 korda. Jah. Öeldakse, et vana suppi ei soojendata. Nüüd on sul 5 aastat möödus. Luba, ma küsin su käest. Ja. Kas nii-öelda vana supi soojendamine tasus ära? Oled sa rahul? Ma ei saa öelda, et see sama supp on. Ma saan öelda seda, et ma abiellusin uue naisega, kellel on, ütleme, välimus on nagu sama nagu esimesel naisel, aga siis on teine. Ja nagu kirjeldasid, olid sina ka täiesti ja mu abigaasa on öelnud ka, mida ma vahel on ta ka käinud rääkimas raadios ja läbi teiste inimest olen kuulnud, ma polegi nagu otse võib-olla mulle öelnud, et ta ei abiellunud ka see sama mehega. Et see on minu jaoks nagu, kuidas ma ütlen, kõige parem osa sellest, et ta tõesti abiellunudki ja ma pingutan igapäevaselt, et olla parem mees, kui ma olen esimene abielu. Ja see tuleb välja. See tuleb välja tänu Jeesusega koos käimisele. Et see armastus, mis Jumal minu südamesse valab, see voolab välja ka teistesse inimestesse ehk Marinisse, Johannesesse, mu poega on ju. Ilma, et sa ootaksid hirmsasti vastu armastust neilt või sa lihtsalt välja voolad selle, mis sinu sisse tekib ja sa lased selle välja. Ja see on kõige parem osa, sest et eelmise abielus ma ei osanud ka armastada. Täna ma oskan. Täna ma tean, nagu seda hinda tean, ütleme nii. Et see on... Jumal ei anna nagu poolikut asja. Jumal ei anna sulle nagu mingisugust, teeb nagu nalja. Ta annab sulle parima. Ja ma usun seda, et Marin ongi mulle parim. Ja Jumal pidas ka silmas seda, et Marinile saaks parim, et mina olen ka Marinile parim. Ja kui ma niimoodi mõtlen, siis see ongi täiuslik asi. Koos nende vigadega ja pisemate tülidega ja kõige muuga, aga see on täiuslik asi. See ei ole vana supp, see on hea praad, ütleme nii. Väga hea võrdlus.
piibel ütleb, et vaata, ma teen kõik uueks. Kui sa nüüd tagasi vaatad, kas sa ilma Jumalaga kohtumiseta oleksid ju võinud ka võib-olla korralikuks hakata? Kuna mulle arstid ei andnud lootust, kui ma üks aeg küsisin oma raviarsti käest, et kaua ma neid rohtsid sööma pean, siis ta ütles, et arvatavasti elu lõpuni. Arvatavasti elu lõpuni tähendas seda, et lõpuni söödki. Minule palju arste on läbi käinud ja väga paljud arstid nii-öelda siis istusid mul vastas ja ütlesid, sa tead enda kohta nii palju, et ma oskasin kuidagi aidata. Ma olen väga palju teinud enesanalüüsi ja ennast vaadanud ja uurinud ja mõtisklenud, kuidas saaks paremaks, aga mitte midagi juhtunud. Kõik enam-vähem samaks või läks isegi hullemaks, eks? Ja kui ma küsisin, mis mu diagnoos on, siis mulle arst ütles, et sul ei olegi ühest diagnoosi, sul on diagnoose nii palju, et siin on võimatu midagi panna öelda. No mingit, et ta nagu ei hakanudki vaevama pead. Selles mõttes, et ja mina teadsin kõik see aeg oma vanas elus, et selles kestas ei ole võimalik vanaks elada. Sellega, mis su peas valitseb igapäevaselt. See ei ole võimalik. Aga selle hetkini, kui Jeesus minu ellu tuli ja tuli siuke personaalne juhtimine, mind ei ole sunnitud midagi tegema. Mind ei ole sunnitud Mariniga abielluma, oma vana perega kokku minema, selles mõttes, et need ei ole need asjad. Ma olen vabatahtlikult seda teinud. Jumal on juhtinud. On täitnud südame armastusega nii minul kui Marinil on ju. Ja ma olin ka Jumalale niisugune ka, oli mingi hetk oli nagu palve, aga nagu vist nagu nõudmine, et kui see on nüüd see naine, siis need asjad peavad muutuma, on ju. Tema sees või tema kuidagi mingid lihtsad asjad, ütleme. Ja ei läinud palju aega, kui need asjad muutusidki. Et lihtsalt, et tunnistuseks, et see ongi see Jumal, mida sa anda tahad mulle. Ja nii ongi, ma usungi seda ja ma ei kahetse midagi. Ma kahetsen vana elu, aga ma ei saa seda enam kunagi muuta. Ma olen selle kõik andeks saanud. Lihtsalt ära uut pattu peale tee. Ja see olekski nagu kõik, on ju. Ja nii ma püüangi elada, kuidagi nii. Kui sa tagasi vaatad oma elule, siis sul on väga reaalne kohtumise kogemus kurjusega ja Jeesuse Kristusega. Sa vist ei tingi sellel teemal, kas vaimne maailm on olemas? Minul ei ole nagu enam, kuidas ma ütlen, mul on öeldud ka, et sa oled kohati nagu radikaal. Või olen mingites nurkades olengi radikaal, et mina nagu ei keskendu sellele, mida kurat teeb. Mina keskendun sellele, mida Jeesus teeb. Et kui kurat teeb midagi, las ta teeb, aga et lööge ta välja ja minge oma Jeesusega edasi, ärge nagu uurige seda, miks ta tegi või mida ta tegi või kuidas ta teeb või mis on tema trikid. Et see oma üldse mitte mingisugust tähtsust. Et liiga palju läheb aega selle peale, kui vaadatakse nagu oma mineviku peale või nendele asjadele, mis juhtus. Kui Jumal on sind vabastanud, sa oled vaba, siis sa oledki vaba. Sa ei pea sellega rohkem tegelema. Ja Jumala arm on minu elus nii suur olnud, et kuidas ma ütlen, kui sellele mehele anti armu, keda tegelikult maapind ei tohiks kanda ka mitte, ilma et ma oleks teda kutsunud appi, ta tuli ise. Ta tuli ütles, ma võtan su ära, sa sobid mulle. Sellisena nagu sa olid? Jah, sellisena nagu ma olin, jah. Ja ainuke, mis ta tahab, on see, et paranda meelt annama patud ära. Kogu aeg. Ja ma tean seda ka, et minu elus ongi kõige suuremad õnnistused tulevad siis, kui ma parandan meelt milleski, millest ma ei ole veel kas teadlikult jõudnud meelt parandada või olen milleski eksinud. Mulle tuju heaks, ma olen üles tõstetud, on ju, et see on minu jaoks kõige parem asi, kui ma saan milleski meelt parandada, kui on. Ja tegelikult nii ongi. Sa saad nagu enda mina tagasi. Ma kuulan sinu lugu ja see on täpselt nii, nagu piibel ütleb, ole külm või ole kuum, aga ära ole leige. Et sinu puhul on küll, kui sa panid seda kurjuse teed, siis sa panid ikka nii täiega, et ikka oli kohe punn põhjas ja nüüd sa oled nagu klammerdunud Jumala külge täiega. Jah, sest et mulle, kuidas ma ütlen, kui sa mõtled, et kui hullu asi oli, et ükskord oli mul juhus, kus ma läksin hullumajja. Ma läksin hullumajja sisse vabatahtlikult, oli mingi action töö juures ja ma läksin hullumajja ja ütlesin, ma tulen sisse. Esimest korda elus ma polnud kunagi tahtnud seda teha, et hullumajja minna. Aga mulle öeldi, võta paus. Ma läksin sinna, ütlesin registratuuris, ma tahan sisse tulla. Nad ütlesid, meil ei ole voodikohti. Ma ütlesin, et ma tapan ennast ära praegu. Ütlesin, meil ikka ei ole voodikohti. Ma ütlesin, vaata haiguslugu. Ta vaatas haiguslugu, vaatas mulle, ütles, et me kohe leiame teile voodikoha. On ju? Et kui hull sa olid, et nii hull oli, ma ei tea, mis haigusloos kirjas on. Eks? Või teine, et silma paista mingite asjadega, tahtsin oma ilusa suvila teha selle
nagu puust tehakse need nimesildid, Mihkli talu ja kõik muu. Mina tahtsin teha 3 kolba talu või siis võllamaja, on ju, näiteks. Noh, et millega sa hiilgad oma rumalusega, eks ju, aga see vaimsus, kes su sees istus, tema tahab välja näidata ennast. Täna ma tahan, et paistaks välja kõik see, mis on Jumalast. Noh, headus, rõõm, armastus. Valdo, me saateaeg hakkab lõppema. Kahjuks. Vaatame lõpuks veel mõnda pilti sinu kätetöödest. Sa oled täna ehitaja ja sa lood oma kätega midagi uut mees, kes oli 100% töövõimetu. Jah, siin on klaveritiivast kirjutuslaud, mille ma tegin 15 aastat tagasi, jälle üks leid, kuskil lakkaleid. Siin on tehtud jääkidest diivanilaud, kohvilaud nii-öelda. Siin on lapse sünnipäevaks tehtud laud õue suvilasse. Ja see on minu poeg nooremana, millega me tegime kassile koos kassipuu või pesakasti. See on vapustav, mida Jeesus on su elus teinud, teie pere elus teinud, abielu juures teinud, loonud teid mõlemad uueks. Aitäh sulle jagamast seda lugu. Aga ma palun, et sa saate lõpuks palvetaksid nende eest, kes täna veel on sellistes olukordades täiesti lootusetud. Isa, ma toon need pered kõik, issand, kes täna vaatavad seda saadet. Ma toome need sinu ette, issand, need katkised ja rasked südamed, issand, kes maadlevad oma pere abielu eest, oma laste eest, issand. Kõik need lapsed või noored või vanad või ükskõik, mis vanusestega ei ole, issand, kes vaatavad seda saadet täna. Ja tunnevad ära, et mul oleks vaja ka abi, aga ma olen justkui ei ole enam, kuskilt ei ole abi saada. Arstid on käega löömas, pere ei oska aidata, siis Jumal, sina võid neid aidata. Hüüdke Jeesust appi, mitte ühe korra, vaid rohkem kui üks kord. Hüüdke nii kaua appi, kuni Jeesus saab sind aidata ja taevan isa tuleb appi. Lootusetud olukord ei ole. Mina olen üks nendest, Jumal, keda sina oled aidanud. Ma palun, Jumal, et sa tooksid neid inimesi, tõmbaksid enda ligi. Issand need, kes on ära vajumas, kes on alla andmas, issand, et sa aitaksid neid Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Amen. Aitäh, Valdo, sulle selle puudutava jagamise eest ja lootuse külvamise eest. Ma soovin sulle ja Marinile palju rõõmsaid aastaid veel. Amen. Olgu te abielu väga hoitud ja hea televaataja. Tänane Valdo lugu räägib sellest, et Jumalale ei ole lootusetuid olukordi. Ta suudab välja tõmmata igast olukorrast, ei ole lootusetult purunenud abielusid. Jumal suudab kõike. Kui me vaid tahame, kui sa oled tänasel päeval hädas, hüüa vaid Jeesus aita ja ta aitab. Olge väga hoitud ja kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.